on tähendus, siis on kõike võimalik taluda. Kui seda pole, siis ei ole võimalik taluda isegi kõige väiksemaid asju. Seda vist on Peterson öelnud, eks? Seda on Peterson öelnud, ma arvan, et see on Jung ja see on Nietzsche moodi kõlab see väga, et meil on praegu tulemas just, ma tean, Estonian Business Schoolis on nüüd juba 12. hooaega oluliste raamatute kursus ja meil on kavas rääkida Nietzschest nüüd algaval nädalal 8 õhtut ja miks ta mind huvitab, on just see, et Nietzsche kohta on öeldud niimoodi, et tema puhul ei ole tähtsad mitte tema ideed ega tema raamatud, vaid tema elu. Et Nietzsche elas üksikisikuna läbi kõike seda, mida meie hulluks minemise äärel olev tsivilisatsioon elab praegu siis korpusena ja tema väide ongi see, et nüüd, kus me oleme kui peenema sõnaga öeldes tähenduse transcendentse allika tapnud või likvideerinud või elimineerinud, ehk teiste sõnaga Jumala tapnud, siis tähendus on kadunud ja väljapääsuks ongi kõikvõimalikud sõltuvused, mitte ainult siis sõltuvus ainetest, vaid sõltuvus kellel mis, keda mis mustervangis hoiab. See tuletab mulle meelde seda mingit head mõtet, mis ma kunagi üsna noorena vaatasin mingisugust TED-talki, et mingi ala võib-olla esimene kord üldse, kus ma nagu sain teada, et siuke asi on olemas. Ja siis mingisugune, ma ei mäleta, kes see oli, mingi USA sotsioloog või kes ta oli, rääkis seal, tõi hea näite teksade ostmisest, et valikute rohkus nagu tapab inimesi, et kunagi läksid poodi 2 paari teksasid, valisid neist ühe ja sa olid maailma kõige õnnelikum inimene, sa teadsid, sa said täpselt, nendest 2 sa said selle, mis sulle rohkem meeldis. Et nüüd lähed, sul on 100 paari, valid ühe ära, mis on võib-olla, ma ei tea, võib-olla nad on isegi paremad teksad, aga sa ei ole nii rahul sellega, sest sa ei suuda seda 100 paari läbi vaadata, sa jääd mõtlema, et äkki on kuskil veel parem paar. Ja et see nagu, see kuidagi seostub mul selle jutuga, et tähendused on kadunud või tuues sisse selle LSD asja, et kui ajataju lüüakse ära, siis sa pead justkui ise, et sa pead ise tegema need otsused, et keegi ei ütle sulle enam ette, et näed, see on see kõige parem paar teksasid, vaid sa pead ise leidma selle kõige parema paari ja sa pead veel endale nagu sisendama ka selle, et sa nagu rahul oleksid selle paariga, et sa, muidu sa ei saa, tundubki, et muidu sa eladki niimoodi, et mingisuguses paranoias on ju. Et see mis seotud ka selle mingi tohutu informatsiooni avamisega ja kõigega on ju, et iga inimene otsib endale selle maailmavaate on ju ise või peaks otsima. Aga see on ju palju keerulisem versioon kui see. Kui teksad, jah. Teine asi ka, mis ma olen siin nüüd tagant järgi oodates, et kui poleks olnud YouTube, mis rääkisime sellest siin enne saadet ka, et kui poleks olnud YouTube'i või interneti eelkõige YouTube'i, siis ma arvan, et minu elu 10 aastat tagasi või 11 aastat tagasi oli minu eeldatav eluiga umbes sama suur kui jalaväelasel keset rünnakut, aga siis poleks olnud isegi mitte mingit šanssi, sest siis ma ei oleks siis selleni jõudnud, et et mul on maailmavaade, võib-olla on veel mingid maailmavaated ja see ma ei saa siin oleks upsakas ja ülbe ja vale rääkida siin mingist lõplikust tervenemisest, aga ma ei oleks siiani iialgi jõudnud, et kui ei oleks olnud seda jällegi, kui oleks ikkagi kütaks ainult aktuaalset kaamerat ja rahvusvahelist panoraami ja sekka veel iluuisutamist, siis see on teki lihtsalt või ma ei tea, laskesuusatamist või mida. Kui vaadata natuke kronoloogiliselt meie vestlust, et siis oli mingi hetk, kus olid hästi suitsiidne, tegid LSD-d, miski muutus, väga raske öelda on ju mis, aga miski muutus ja siis Burke'i selts, Edmund Burke'i selts, sina selle asutasid, mis see on ja kes on Edmund Burke? Edmund Burke oli siis Iiri konservatiivne filosoof, ta
elas, mina ta eluaastaid ka täpselt ei mäleta, ma ei ole mingi suur pöögi asjatund ammu ka mitte, on vähe asju, kus ma saan võib-olla mingis oma isikliku kogemuse asjatundja ma võib-olla olen küll, seda keegi paremini ei tea. Seda keegi paremini ei tea lihtsalt. Aga ma mäletan väga hästi, eks ma mõtlesin, see oli 2016, ma olin siis just läks 4. kainus aasta ja mõtlesin, mis ma siis tegema hakkan, sest ma olin täitsa oma ette niimoodi siin ja seal, elatasin ennast ka selliste juhutööd, aga siis mõtlesin, et võiks GPS-i tagasi minna ja siis ma mäletan selle Ararati poe juures tuli kusagil mõte, et Edmund Burke'i selts, Estonian Business School, et nad on mõlemad EBS. Mul on isegi meeles see enam-vähem see koht, kus mul see mõte tuli. Ja Burke mulle meeldis, ega ma pidin seda nime ju teadma ja see tsitaat, mis mind tema juures volus eriti oli see, et inglise keeles on hea, et me üritan siis käigu pealt eesti keele tõlkida, et viable society is agreement between the living dead and those yet to be born. Et siis elujõuline ühiskond on leping elavate surnute ja nende vahel, kes veel tulemas. Ja see mõte mulle tundus väga, väga, väga ilusana. Eesti esu.